Peab tunnistama, et terve tee mõtlen ikkagi tagasi sellele võistlusele ja sellele päevale. Et kaamera kõigub päris vahvasti on ju. Järelikult oli elamus, kui ikka nii palju tagasi mõtled, on elamus olnud. Nii et sellest elamusest sai täna ka mõned intervjuud võetud. Nii, korvpallimehe Janari Jõesaare üles leidnud siit puttimast, et esimene küsimus tekib kohe Janari, et kaua sa üldse oled discgolfi, ma ei tea, harrastanud või mingil määral visanud või? Harrastanud olen 6-7 aastat. Päris hästi juba. Kuidas see tänane kultuurikatla puttimisüritus siis mulje sulle jättis? No see on selline esimene puttimisüritus mul, ma ei ole võistlustel käia see diskid. Aga täitsa tore oli, see huvitavad nii-öelda kordid ja huvitavad diskid tuli välja mõelda, et huvitav, hea mulje. Nii et see oli sinu esimene selline võistlus? Jah. No kas ajas hamba verele tahaks rohkem? Eks ikka sellest, praegu kahjuks oma vigastuse tõttu ma nagu metsas väga möllata ei saa kaugel diskida, et praegu koha peal visata on täitsa tore. Kas võib küsida, kes sind siia kutsus? Kuidas teada said, et selline asi toimub? Mul elukaaslase isa on suur golfar, nii et tema kutsus ja tulnud koos. Et oli tore, ei kahetse? Ei, kahetse muidu. Kuidas läks? Mängisin +4. Esimese korra kohta ma ei taha öelda midagi halvasti. Kindlasti mitte. Olgu, kõik edu, et vigastus paraneks ja korvpallielus ka. Jennifer ja Kristjan, kuidas läks kultuurikatla puttimispäev? No putt võib-olla nii hea nüüd ei olnud, kui võiks, eks ole, aga üritus väga ägedad ajad, väga palju rahvast, väga äge, nagu ikka, kui sees kuskil saab niimoodi mängida. Ja putti ei olnud täna. Pigem oli äge üritus ja väga meeldis tööd. Et nägu on ikkagi naerul, et tuju alla ei läinud. Asi on väga meeldivad. Mitu korda te olete käinud nendel analoogsetel? Esimene jah. Tee ühe ma magasin kuidagi niimoodi maha, et ma läksin täiesti vaatasin, korvid ise mängitakse, võiks ma midagi ei tea sellest. Kas tänasest mõni korv jäi eriti meelde, et see oli väga fun või tore või kihvt või? Jaa, mis oli see? See kõikuv oli väga äge. Jah, nii teistmoodi nagu siuke. Läbi lifti ola. Said jah? Jah. No hästi tehtud. Et see jah oli selline, see oli päris huvitav. Okei. Kiire. Need alla viskavad korvid, päris pika distantsi pealt pidi. Jah, mul on täpselt sama, mul on need alla viskid väga meeldisid. Kõige hullem oli minust see, mis üle värava see kõrgele visal, see oli kohutav. Seal oli see Baby Shark käis vastale. Just, sealt ma võtsin vist mõlemal ringile võtsin tupla. Okei. See oli just päris lahe kord. Kristil läks see paremini? Tuplat ei võtnud? Ei, vist võtsin puugi ja parri. No lemmik ise, ma arvan, et Baby Shark ikkagi. Ahaa, selge. Said sisse ka seal Baby Sharkil või? Baby Sharkil oli 2 solarit. See on üks parimeid, mis ma kuulnud olen. Et seal oli isegi tänase võistluse võitja Oskar Tirman täitsa hädas. No mulle meeldis see, mis kiikus. Kiikus, jah. Lihtsalt seda pole ennem olnud. Meie võistluste. No eks ikka see kõikuv korv. Kõikuv korv, sa oled ikka päris mitmes, kes sellest räägib. Kas natuke ei kripeldama ka, et siia vana, ma isegi ei oska nimetada seda struktuuri, mille lävel me siin seisame, et siia vist väga korvi ei saanud panna? 2 aastat tagasi oli meil planeeritud ilma naljata selle koha pealt, siit oli tiiala, oli teisele poole. Aga kogu see metall ja kõik, mis siin on, see on natukene nüüd siin aastatega väsinud ka, et ohutuse mõttes me etsime selle välja, aga ma ütleks, et kõik see valgusefektid ja kõik, mis me siin püsti saime lõpuks, siis see ei pidanudki siia ülesse tulema. Ma just mõtlesin, et sa ütlesid telefonis mulle, et palju ideid jäi ära, aga kui siin nüüd kohal ise sai võisteldud, siis tundus, et kõik ideed olid super. Aga jah, seda on hea kuulda. See oli ka lahe, kus alla pidi viskama otsa alla ja keskeb olnud. See oli ka väga kihvt. Saite? Teiseks ringiks saime hea nipi.
kuidas kõik sisse saavad. Ma ei tea, millal me viimati oleme visanud üldse kunagi. Kõik kuulid viskavad olani. Ma arvan, et see ei ole väga sage. Ja sellel korvil saite? Jah. No väga hästi. Kui te nüüd oma fantaasia lendu lasete, siis kus võiks veel selliseid üritusi teha? Esimese hooga ei tule. Äkki siit mitte kaugele laeva peale või? No oleks väga äge. Seal on vist liiga palju polsterdada. Sõidaks Stockholmi ja tagasi. Just. 2-päevane puttimusvõistlus. See oleks hea mõte. Okei. Teletornis. Mis mitte? No nii, keegi seda ei olegi veel pakkunud. Väga hea mõte. Teletorn siis X7 äkki. Teeme nii, ära. Ütleme, teie ühte annab üle teha. Jah. See ilmselt on kõige ägedam kohtus teha, ma hetkel ei meenu küll, kus võiks veel ägedam olla kui seal. Aga mis te arvate, kui laeva peal teha? Sadam on lähedal. Lost kettad ette. See on riski. Ja kes on merehaigad muidugi, aga mina siis on ka jama. Selge pilt. Kui Viru keskus. No Viru keskus, selge. Aitäh. Portselani poes. Aga miks mitte üle pista? Öösel lennujaamas, siis kui lende ei välja ei tule. Okei, aitäh teile. Kus Ralf ja tiim võiks veel selliseid võistlusi teha? Siin on pakutud teletorni, isegi laeva on mingi mees maininud. Kuskil vanglas võiks toimuda. Kas ei ole olnud? Nagu aktiivselt tegutsevas vanglas või? Või mahajäetud vangla. Murru vanglas, see saab ju teha. No okei. Head mõtted. No siin rahvalt küsisin ka veel ideid, et kus võiks teha. Siin pakuti vanglat, teletorni. Kas nendest midagi juba kattub sinu mõtetega? Võib-olla. Okei. Vägev võistlus. Lõbus, natukene tundus, et mõni koht oli raske. Venitad ennast kuskilt busti tagant ikka täitsa haigeks. Või siis ei jullatud üldse viskama, nii täitsa pimedi painis. Okei. Et aga üldiselt peab rahul jääma, sest see miljöö siin iseenesest on väga selline huvitav, et pole kunagi niisuguses kohas mängida. Need Sakuellid ja T1 siistid paigal, et saad paidin. See on ajalooline. Et jah, et see ongi see nagu selle asja huvitavast. Et ma olen täitsa rahul. Kui igal juhul siin võistlus tuleb, ma olen uuesti. Viimased 2 võistlust on fantastilised, on nii T1 kui siin. Okei. Mulle ka väga meeldis, et me oleme siin esimest korda, me pole ennem siin kultuurikatlas käinud, oleme loomulikult sellest jube palju kuulnud, aga jube äge. Ja siis, kui veel mõtled nostalgia mõttes, et kuidas see siis kõik oli, kui see töötas siin, see tehas. Oi. No sadu ja sadu putte tuleb teha mingi 4 tunni jooksul, et kuidas siis vastu pidasite? Ei olnud viga, me tegime väikse vaheaja, võib-olla see isegi segas, kui ta kasutus tuli vähemalt meile. Aga ei, lõpp oli päris hea. Algus oli niisugune lahmerdamine. Minul on kahju, et nii vara ära lõppes. Oleks veel tahtnud? Oleks veel tahtnud, see 80 korvi oli juba natuke vähe. Okei, aga küsime siis, et nendest 80 või õigemini 40 erinevast korvist, et kas te kumbki oskate välja tuua oma lemmiku, et see oli kihvt korv? Üsna palju oli erinevaid, tähendab, see oligi kõige vahvam, et oli niisuguseid erisusi. Kui on olnud seal linnahallis või Saku Suurhallis, siis on ta üsna analoogne, mõned üksikud erandid. Aga siin just nii T1 kui siin on just palju erisusi. Erinevaid viskeid, millest ma ennem polnud undki näinud, tuli ära visata. Just. Et see oli vahva. Siis sellistest juniormängijatest ka, tegelikult selliseid viskeid nagu täna siin oli mõningaid mitte kunagi rajal ju ette ei tule, et sa pead otse kuskilt trepikojast alla kukutama ketta. Aga kas sa tunned, et sind kui mängijat arendab ka sellised erinevad putid? Mõtet ikka arendab. Okei. Millega sa siis puttisid täna? Mina puttisin B3-dega. Tere, Maarja! Tere! Kõigepealt siis veel kord palju õnne Team Clash Eesti. Ütlesin õigesti järjekorra? Jah, Team Clash Discs Eesti. Clash Discs, muidugi. Liikmeks saamise puhul, et paar kuud on nüüd oldud selles pundis, et kuidas see aeg on olnud? Väga äge, et tiim on selline ühtehoidev, suhtleme igapäevaselt ja saame abi ja igasugustele küsimustele lahendusid. Kuidas kettad esialgu käest tunduvad? Kas on mõni lemmik juba? Jaa, väga mõnusad on.
väga palju kasutan mangot just lähenemiste puhul. Ikka ajab natukene muhelema, keegi ütleb, et ta mangot kasutab lähenemisel, aga ei, see on kihvt. Nii? Koreplastikust Wild Honey't, see on selline go-to ketas distantsi jaoks. Ja popcorni puterid, väga mõnusad. Kuidas siis siin kultuurikatlas need muljed nüüd sinu jaoks jäid? Ma jäin üritusega väga rahule nagu alati, et Ralf ja tiim teeb väga mõnusa õhkkonna ja selline hästi korraldatud üritus alati. Kui palju sa nendel X-idel oled siis käinud, et T1 asjad on juba käidud või mitmes kord oli? Suurrallis olen käinud kas 1 või 2 korda ja seal T1 käisin ka kohal. Okei, aitäh sulle, Maarja, edu siis Clash Discs tiimis ja algaval hooajal. Kas sul on mõni eriline plaan, mida sa väga ootad uuest hooajast ka? Konopiste, et see on mul selline kindel välisvõistlus, kuhu ma lähen ja kui veab, siis üritaks Soomega jõuda ikka. Selge, edu! Aitäh! Nii, rahva lemmikkorvi, kõikuva korvi taustal on mul siis tänased võitjad. Kristi Unt, Oskar Tirman, palju õnne! Aitäh! Võit tuli juba nagu niimoodi kergelt või pidi palju pingutama? Pingutada oli vaja, et veidi tehnilisem ta oli, et iga kord, mis need seeriad ägedamaks lähevad, on just see tehniline pool, et järjest rohkem nõuab kindlaid viske ja tore oli. Minu meelest oli väga äge rada, nagu kadus ringi ja kordagi ei olnud nagu selline ükstuline või igav ja äge. Kas sellisel sündmusel te nagu mõtlete ka, et võidaks või see tulemus on hästi oluline või lihtsalt oli nagu fun ja nautisid? Mina ütlesin paar päeva tagasi Enaril trennis, et ma tulen siia, ma võidan selle 100% ära. Et lihtsalt ma lubasin Enaril poodiumil näema. Mul läks õnneks, ta ei läinud. Mees sõnast. Kristi, mis? Ma sain pärast esimest ringi teada, et hästi läks, kui keegi plaksu võttis. Kui rääkida siis suvisest diskijooajast, siis mis on mingi võistlus või eesmärk, mida te väga nagu ootate? Konopiste, Tüüni ja Stone Openil võistleda. Ma ootan neid kõige rohkem. Konopistele, Tüünis olen kirjas. Ja ma ei tea, võib-olla kuskil veel. Okei, no edu siis, edu ja palju õnne veel kord. Aitäh. Thanks teile. Saad südame tühjaks rääkida sellel teemal siis, mida tähendab nende, ma saan aru, nagu X-seeria võistluste korraldamine. Öösel magasin 3 tundi, mõtlesin läbi, kas midagi on puudu, kuidagi liiga hästi läks, aga lõpptulemus on tegelikult, või ütleme siis, kogu see kompott kokku tähendabki seda, et me oleme selle staffiga, kes mul selja taga on, oleme nii kokku kasvanud, teame, mida me teeme ja see üritus, ma arvan, oli korralduse poolest kõige parem. Kui palju sul oli staffis? 9 inimest. 9 inimest. Ja kui kaua enne siis ühte sellist võistlusse ettevalmistus hakkab, et sellel võistlusel ei saanud see liiga palju olla, sest et T1 alles oli, eks ole? No selles mõttes on halb, et T1 me tegime ära ja me saime põhimõtteliselt esmaspäeval kohe nii-öelda siis info, et me saame teha seda ainult selle laupäeval. Ja see tuli räigelt kiirelt ja järgmine oleks saanud märtsi lõpus olnud, aga siis märtsi lõpus me juba oleme kõik juba õues, ma arvan. Aga kultuurikatla üritus oli sulle vist kuidagi eriline, sest et siit sa tahtsid tegelikult alustada kunagi? See oli mu esimene X, kas just X-eeraga selline puutimisvõistlus. Või oli äkki Saku Suurel ja siis kultuurikatel, aga see oli meil oli kultuurikatel planeeritud märtsikuus 2 aastat tagasi, siis COVID hakkas. Ehk siis riik pani täpselt see aeg kõik kinni, aga nüüd me tegime selle ära ja ma arvan, et rahvas, kes täna kohal käis, nad jäid väga rahule. Kui palju sa saladusloori sellelt saad juba kergitada, et kus veel võistlusi plaanis on? Töö käib, aprilli esimeses pooles toimub suure tõenäosusega Tallinnas üks X-seeria koht, ma esialgu veel ei ütle, kes teab, see teab. Ja 20 mai võib panna kalendrisse kirja, on kogu Haapsalu linn meie oma. Ehk siis toimub Haapsalu Open. Tuleb 100+ korvi, on meil seal linnusest väljas saame puttida kõik need pargid, promenad, Paraleparand, raudtee, kõrval olevad pargid, et see tuleb üliäge üritus. No aitäh, Ralf, ja edu siis edasistel korraldamistel. Aitäh!